Tere päevast kõigile. Drooni ettekannete järel on alati keeruline olla, et miski ei ole nii põnev kui droonid. Aga ma võin teile vähemalt lubada, et mu ettekanne on lühike ja lihtne, et saate vara õhtule. Lihtne ongi võib-olla see võlusõna, et ma räägin teile kasutaja vaatepunktist, et ma ise ei ole mingilgi kujul ArcGIS-i ei ekspert, igapäevane, see ei ole minu jaoks igapäevane tööriist, meie tiimi jaoks ei ole see igapäevane tööriist. Et see ettekanne on võib-olla selles võtmes, et kui teil on kolleege või partnereid, kes võiksid ArcGIS-i mingisuguse nende jaoks olulise, aga suhteliselt lihtsa probleemi lahendamiseks kasutada ja võib-olla neil on vaja julgustust selles osas, et see lahendus võib tõesti olla väga-väga robustne ja lihtne ja toimida ja teha seda, mida neil on vaja teha ja ei pea kulutama suuri arendusrahasid või aega või midagi sellist. Meie juhtum konkreetselt selline on. Ehk siis, mis on meie väljakutse Tallinna Kommunaalametis? Meil on igapäevaselt korraga töös üle 500 objekti. Töös all ma ei mõtle seda, et nad oleksid ehituses, vaid et nad on mingisuguses ettevalmistavas protsessis või siis kuni ehituseni väljas, ehk meil nagu töölaual on üle 500 asja korraga. Ja erinevatel huvigruppidel on sageli küsimus, et aga kas selles kohas mingil ajal on teil mingisugune objekt töös? Ja kui me nüüd kujutame ette, et on selline 600 pluss rida Excel või tööplaan nende sama 600 objektiga, siis sealt hakata välja filtreerima, et kas just sellel aastal võiks olla selles asukohas mõni objekt. Teatavate filtritega on midagi võimalik seal lihtsamaks teha, aga ilmselge on ju see, et kaardi pealt vaadata seda oleks palju mõistlikum. Ja siis, kuigi me ise ei ole GIS-i igapäevased kasutajad ja GIS-i eksperdid, siis Tallinna linnal õnneks on keskne osakond, kus sellised inimesed olemas. Ja nende käest saigi siis tellitud selline hästi taaskord lihtne, robustne rakendus, mille tegemiseks nendel aega kulus, ütleme tundides, mitte päevades või kuudes. Et hästi selline, võiks isegi öelda nagu põlve otsas tehtud ja võib-olla ei näe kõige parem välja, ei ole kõige sellisem futuristlikum, aga teeb täpselt seda või vähemalt suures osas seda, mida meil vaja on. Ehk siis rakendus on selline, mis võimaldab meie inimestel joonistada linnas planeeritavate taristu ja tegelikult kõikide linnaruumi objektide kohta ruumikujusid. Andsime ette siis need kihid, mida me soovime, et tänavate kiht aastate kaupa, tänavat 2024, 2025, 2026, 2027, linnamaastiku objektid, ehk siis igasugused pargid, mänguväljakud, elektriga, tänavavalgustusega seotud objektid, ühisveevärgi organisatsiooniga seotud objektid. Ja alguses neid kihte oligi tegelikult hästi vähe. Ja siin te näete, on tegelikult neid kihte juba tekkinud aja jooksul palju juurde. Lisaks nendele, kus me ise siis defineerisime kihi ja kus me joonistame käsitse siis need objektid kihtide peale, saime aru, et me saame samas rakenduses ka vaadata mingeid olemasolevaid andmeid, mis aitavad meie tööd lihtsustada. Näiteks on meil olemas teede tasasuse andmed, siis tõmmates need siia eraldi kihile, on meil siis võimalik vaadata, et kas nendes asukohtades, kus tee tasasus on väga halb, et kas me oleme järgnevatel aastatel planeerinud mingisuguseid tegevusi. Et nii see rakendus järjest kasvas oma andmekihtide osas ja see on ka üks võlu, et miski ei takista meil siia aja jooksul andmekihte lisamast. Ja kui see võimaldas meil teha seda, et meie saame välja öelda, et jah, sellel aastal selles kohas meil on planeeritud mingi objekt, siis samas meil omakorda oli küsimus teistele osapooltele, et kas ka teil on planeeritud mingis asukohas objekte. Ja selles osas kõige olulisemad partnerid meie jaoks on siis linnas toimetavad tehnovõrkude valdajad ja nendest omakorda kaks kõige suuremat Utilitas Tallinn ja aktsiaselts Tallinna Vesi, kellega me siis saimegi sellisele kokkuleppele, et nemad jagasid või siis jagavad meiega oma taristuobjektide plaanide andmestikku. Ehk siis iga kuu
saadavad nad meile oma andmekihid. Me uuendame siis selles rakenduses nende andmekihte ja see võimaldab siis meil välja filtreerida kõigi meie 3 osapoole plaanid aastate kaupa ja põhimõtteliselt niimoodi korra kvartalis me käime need plaanid üle, vaatame, kas on midagi juurde tekkinud ühisosasid ja tekitame sellest siis ühiste objektide plaani. Mida siin ei ole automaatset andmeintegratsiooni, ehk siis, et me ei võta otse nendest API-ga neid andmeid, vaid hetkel nad peavad reaalselt meile meiliga oma andmekihid saatma ja meie inimene peab siis need seal uuendama. Nüüd kokkuvõttes, et mis kogu selle süsteemi võlu meie jaoks on, nagu ma olen mitu korda öelnud, et seal on lihtne käsitleda. Meie inimesed, KISS-i eksperdid ei ole, tavaline arvuti kasutusoskus. See, et sa suudad seal keskkonnas ruumikuju joonistada, ei ole nagu mingisugune märkimisväärne erioskus. Ei vaja eraldi tarkvara, ehk siis ei ole küsimus selles, et kas on olemas sellel konkreetsel kasutajal arvutisse installeeritud midagi. On lihtne siduda teiste andmekihtidega, et nagu ma ütlesin, saame vajadusel sinna tõmmata mingeid teisi andmeid, mis meil planeerimiseks vaja on. Me saame jagada erinevatele kasutajatele erinevate juurdepääsudega õigusi. Ehk kui me võtame Tallinna Vee ja Utilitase andmed, siis seda andmekihti ei taha me kuvada kõikidele kasutajatele, vaid ainult siis nendele pluss siis osadele meie töötajatest, et me saame teha eraldi kontod erinevate kasutajate õigustega. Me kuvame osa sellest rakendusest välja ka avaliku kaardirakendusena, et on siis võimalik näha ka veebis osasid andmeid vabalt. Ja siis loomulikult, nagu ma ütlesin, lihtne laiendada, et põhimõtteliselt saab sinna juurde lisada erinevaid funktsioone. Ma ei maininud, et see on Experience Builderis ehitatud. Me ei kasuta siin hetkel ühtegi sellist keerukamat funktsiooni, aga näiteks, et kui selle sama slaidi puhul teil tekib küsimus, et kas siin võiks teha ka automaattuvastust, ehk siis automaatselt leida neid objekte, kus on ühisosa, et kas 27. aastal selles piirkonnas on kõigil 3 organisatsioonil mingisugune ühine objekt, siis põhimõtteliselt jah, me ise pole seda teinud, sest me ei tunne selle jaoks väga suurt vajadust. Me ei taha ka eriti kulutada seda aega, et hakata defineerima, milline algoritm siis peab olema, mis selle ühisuse tuvastab. Et kuna me nagunii seda käsitööd teeme ja reaalselt koos istudes läbi vaatame, et siis see vajadus meie jaoks ei ole oluliselt suur, aga põhimõtteliselt siis Experience Builderi moodulitega oleks võimalik ka need automaattuvastuse valemid sinna kirjutada. Ja vot, tegelikult selline hästi lihtne asi see ongi. Meie jaoks toimib, nagu ütlen, täiesti robustne, väga lihtsasti ülespandav. Praegune selline halduskulu on ainult siis see, et 2 osapoole andmete igakuine uuendamine, mis juurde tuleb, aga muus osas ei vaja meie kesksete KISS ekspertide tuge. Ja igati nagu toimib meie praeguste vajaduste rahuldamiseks. Sellega ongi kõik, nagu ma lubasin, lühidalt.